Tere, kallid sõbrad, tere tulemast Maximasse. Tänane ülesanne teile on luua üks antipasti valik. Kas te teate, mis see sõna itaalia keeles tähendab? Tavaliselt on seal juustud, mingid singid ja oliivid. Antipasti on pasti vastale. Aga sellele sõnale tegelikult on ka täiesti otsetõlge olemas. See on enne söömist. Enne söömist söömine või? Enne söömist söömine, sest teate, itaallastele meeldib alati süüa. Ehk täna ma annan teile aega kokku 25 minutit, et teha üks vinge antipasti valik. Sellest 5 minutit on mööda poodi ringi tuisata, nii kuidas jalgadest välja tuleb ja otsida kindlalt toore, mida te tahate. Ja peale seda, kui te olete ilusti kõik tagasi, paneme 20 minutit käima ja siis annate kätele valu täiega. Aga milline see well done välja näeb üldse? Mida rohkem te küsite, seda rohkem te kulutate iseenda aega. Seda rohkem miinus punkte saab. Täpselt. 3, 2, 1, start! Andres! Nii. Mis ta ütles? Well done. Juust ja veel kord juust. Põhitooraine on siis well done premium tooted. Need on tumesinistes pakendites, vinnutatud singid ja kõvad juustud. Kõva, hops, ja ma juba olen võidumees. See trüffel viib mind võidule lähemale, ma ütlen ausalt. Toorjuustuga täidetud tatslid, füüsalid, teravad tšillipiprad. Appi, issand jumal. 5 minutit, see on pikk aeg, sõbrad, see on pikk aeg. Ma olen vist täitsa vales selles vahes. Okei, see oli... Okei, lähme siia. Oota, singid olid kuskil siin. Ja juba on šampoonid, ongi kõik. Well done. Mingid tatlid, vorstid lähevad. Well done, jälle liha. Mis sa ütled? Hops. Siin ka ei ole neid. Aju vaba. Siin on... Nii, esimene on kohal. Tead, vabandust, ma söön, aga ma tavaliselt nagu proovin asjad läbi ka. Te kasutasite oma aega väga ratsionaalselt. No just. Teil jäi veel 20 sekundit aega. Viinamarjad. Mida sa teed? Mis sa salveiga teed? Miks sa minu asju sööd ära? Te olete valmis kõik? Jah. Aeg läheb käima. Nüüd. Nii. Hops. Hops. Ma teen ausalt väga hästi süüa, aga ma tõesti olen väga halb serveerimises. Ja ma ei tea, miks, kas sellepärast, et mul lihtsalt on hästi ruttu teha kõik valmis ja sööma hakata. Sul on veel 16 minutit aega isegi, natuke rohkem kui 16. Seda ei saa ju lõigata. Ta läheb selliseks pudedaks, mis ma nüüd teen siis. Ma tulen kohe hakkan targutama siin. Sul on mingi plastikutükk siin laua peal. See läheb kohe ära. Kas sa tahad seda kellelegi sisse sööta või? Äkki ma peaks küsima ta käest. Kas nii on okei, et serveerida või? Aga äkki ma surun kokku tagasi nüüd? Noored, meil on aega natukene rohkem kui 15 minutit. Meil on aega küll. Me peame tegema nii, et pea Aga kokku ei aeg on näe. asi, mis kaob. Aga Ma vaatan, et sinu saab ennem kõht täis üldse, kui sõbrad külla jõuavad. ja ma ütlen ausalt, mul kõht ammu täis. Aga sa lihtsalt, sa ei suuda lõpetada, jah? Nii. Ma näen siin juba loomingulist kunsti. Selle nimi on Toskaana päike. No vaata, siin on nagu päikesekiired, eks ole? See hetkel näeb välja nagu ära pleekinud Marokko lipp. Oota siis natuke, läheb paremaks või? Mul juhtus õnnetus ja ma üritasin seda praegu hakata varjama. No Ma nii! hakkasin kitsa juustu lõikama. Siis ta oleks hästi üks nagu murenes siia laiali. Ja siis ma üritasin seda varjata sinu eest, et ma sõuase näppudega kokku lükkasin. Nii, ja nüüd sa arvad, et sa oled suutnud seda varjata või? Kas ta ei ole selline tore? Pesee kuhi isegi natuke. Pesee kuhi, jah. Lõhna järgi ma veel ütleks, et on tegemist kitsepiimajuustuga, aga välimuse järgi sa pead taga nüüd midagi tegema. Nii, nuga on sul täiega ära käkitud. See oli lihtsalt see juust. Ma küsin nüüd professionaali käest, kas ei ole siis see, et maitse on kõige olulisem? Maitse on kõige olulisem, Minu käest küsid või? aga inimene üldjuhul või klient sööb esimese ampsu silmadega. See kehtib vist üldse inimeste puhul niimoodi, et... See on ikkagi kõigil niimoodi, jah. Teeme väikse vahe update'id, teil on 11 minutit veel aega. Kasutage oma aega ratsionaalselt.
mina tahan, et minul oleks ikkagi hästi värviline siin kõik, sellepärast et Eestis on praegusel aastal värve väga vähe. No nii, mida sinu antipasti taldrik meile räägib? Okei, sa praegu kasutad juba kõrvalist abi natukene, aga kui ma tahan, et sa selle kandikuga nüüd natuke ringi liiguksid, kuidas sa liigud sellega ringi? Ei, aga seda see alguses ei öelnud. Selles mõttes, et reeglid peaks kohe paika panema. Mina olen peakoks, mu standardid muutuvad kogu aeg. Aru saadav. Kui ma tahan, et sa ka sellega ringi Tööstusi on palju. Mul pole isegi nagu märganud. Sa vähemalt tunnistad seda. Aus üles tunnistus, see on pool võitu juba. Nagu, tegelikult mul ei mahu palju, aga... Kui ma nüüd hakkan võrdlema ja vaatama siis seda töölaua organiseerimist, siis Grete. Ma tegelikult olen hästi korralik inimene. Siin on ikka täielik tohuvapuhu. Aga ma garanteerin, et see õhtu tuleb sellegi poolest amazing. Vähem kui 7 minutit. Sellist sobitan värve nagu, aga ma arvan, et tegelikult ega rohkem ei olegi vaja. Mul on pigem selline tunne, et sa tulid praegu siia ilusat marju nokkima. Seda küll. Ja ma tahaks ka näha puhtaid töölaudu. Ja sa tegeled endiselt kaasega siin laua peal. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Käed tasku. Kuhu tasku? Mul ei ole taskuid. Üles! Süda suvel koos sõpradega on selle taldriku nimi. Ma pean oma sõnad tagasi võtma, mis ma poole peal sulle ütlesin, et see näeb välja nagu pleekinu Maroko lipp, et enam ei näe. Nüüd ta näeb juba suhteliselt soliidne, ilus, värviline ja võiks ka öelda päris rikkalik välja. No aga ikkagi Itaalia. Andres. Mul on ainult üks küsimus, et miks minu laud nii must on see Ma lina? tahtsin sama asjani jõuda, et... Mis juhtus? Ma üritasin, nagu te näete, ma üritasin seda peita, aga ma sain aru, et siit tulevad õmblused vastu, et ma ei saa seda kuidagi keerata siin peal tagurpidi. Sa näed nagu lasteaia lõpetanud kokk välja praegu siin laua taga. Kitsejuust, mis maitseb kuradima hästi ja rikkus selle lina ära, nii et kodus pange midagi sellist alla, mis ei saaks rikkuda. Koogim või? See hetkel näeb välja nagu koogim. See on kitsejuust. Siin on nagu need kõvem juust on ju guada. Need on nagu väiksed sõduripoisid seisavad siin valves. Nad on nagu valvavad siin kogu seda olukorda, mis nende vägi siin teeb, vaata. Ühesõnaga, see on mingi sidepataljon sul või? Minu jaoks see võib seal väga sidevatal. Minu jaoks on see Põhja-Korea vangilaager praegu. Tegelikult mul on väga rahul teie tööga. Kõik peegeldavad nii erinevat visiooni, nii erinevat olukorda ja olekut. Kusjuures need vastavad meie iseloomudele. Ma tahtsingi selleni jõuda, et inimesed teavad, et te oletegi väga värvikad inimesed ja te oletegi loonud väga värvikad antipasti valikut. Nii et mul on väga raske praegu võitjat valida, aga ma pean selle raske otsuse tegema. Aga tegelikult ma arvan, et Jürgen on võitlus selle saate. Täiesti nõus. Saad endale põlle. Ma panen korraks oma trofee sulle selga niimoodi, et... Oleks ka seda teanud. Näed sa siis. Well done. Nagu öeldakse, well done.